Eestis kaotatakse politseiprefektuurid 2012. aastal. See on vajalik muudatus, mille on tinginud politseireform. Reform algas juba piirivalve ja politsei liitmisega ning peaks nüüd prefektuuride kaotamisega lõpule jõudma. Inimestele ei muutu midagi, regionaalsete üksustena prefektuurid säiluvad. Nende eesotsas säiluvad ka prefektid, kelle nimetab ametisse siseminister politsei- ja piirivalveameti juhi ettepanekul. Nii et inimeste jaoks ei muutu midagi, kui siis loodetavasti ainult paremaks, teenus kiiremaks. Kui muutus piirdub ainult nimevahetusega, kas seda on õige siis nimetada reformiks? Või annab see reform ametnike palgas kokkuhoiu? Lähtuvalt selgest põhimõttest, et eesmärk on ikkagi kasutada igat maksumaksja poolt antud krooni nii tõhusalt ja optimaalselt kui võimalik. Nii et me teame, et meil on piiratud ressursid. Majanduskriisi tingimustes kriis ei ole kuhugi ju kadunud. Me näeme, mis toimub Euroopas. Me näeme, mis toimub tegelikult maailma majanduses. See mõjutab ka väikest Eestit. Ja me nendes piiratud ressursside tingimustes peame saama hakkama. Peame vaatama üle loomulikult kõik sisemised ülesanded, funktsioonid. Muudetakse ka Päästeametit. Eraldi päästekeskused muudetakse Päästeameti allüksusteks.